Kujuta hetkeks ette, et su digitaalne assistent ei ole lihtsalt mingi hääl su telefonis. Ta on su vannutoa nutipeeglis, kui sa hambaid pesed. Ta on auto ekraanil, arvutis, isegi seal kaubanduskeskuse infokioskis. Ja kõige olulisem on see, et see on üks ja sama assistent, kes mäletab absoluutselt igat vestlust. Igal pool. See on, see tulelik, mida sinu saadetud allikad kirjeldavad. Ja täna süvenemegi platvormi, mille nimi on openhuman.ai. See põhiidee on tegelikult lihtne, aga samas tohutult ambitsioonikas. Luua midagi App Store'i sarnast, aga mitte äppide, vaid digitaalste inimeste jaoks. Ja see ajastus on tegelikult päris huvitav, sest me näeme, kuidas mitu tehnoloogiat on justkui ühel hetkel küpseks saanud. Esiteks, meil on aju. Keelemudelid nagu GPT, mis on uskumatult võimekad. Siis teiseks on hääl. Kõnesünteesaturid nagu Eleven Labs, mis suudavad luua emotsioonidega hääli, mis on peaaegu nagu päris. Ja kolmandaks on nägu. Reaalajas arvutigraafika suudab luua täiesti fotorealistlikke inimesi. Ja need kolm asja koos, need loovad lava millegi täiesti uue jaoks. Siin lähebki asi minu jaoks tõeliselt huvitavaks. Sest kui aju, hääl ja nägu on olemas, miks me ise ei näe selliseid digiinimesi juba kõikjal? Mis see takistus on? Mis on see viimane suur pusletukk, mis on puudu? See ongi see $1 000 000 küsimus. Ja see puuduv lüli on loomulik, sünkroonine ja kontekstitundlik kehakeel. Žestid, miimika, peanoogutused, kõik see, mis teeb vestluse elavaks. Ja selle genereerimine reaalajas on osutunud uskumatult keeruliseks. Aga miks see nii raske on? Kas me ei võiks lihtsalt kasutada seda sama, motion capture tehnoloogiat, mida filmides ja mängudes kasutatakse? Paned andurid külge ja salvestad ära. Jah, see on hea küsimus, aga see lähenemine siin päris ei tööta. Ja seda mitmel põhjusel. Esiteks, motion capture on kohutavalt kallis ja aeganõudev. Sa ei saa seda skaleerida tuhandete erinevate tegelaste jaoks. Teiseks, see on ju ette salvestatud, aga tehisintellekt peab reageerima spontaanselt. Ta ju ei tea, mida sa järgmiseks ütled. Ja mis kõige olulisem, žestide ja kõne vahel pole sellist lihtsalt üks-ühele seost. Üks ja sama lause, näiteks tule siia, võib tähendada kutset, hoiatust või ahvardust. Kõik sõltub kehakeelest. Seda mõjutad emotsioon, rütm, kontekst, isegi kultuur. See ongi see peamine pudelikael, mille lahendamisele OpenHuman keskendub. Okei, probleem on selge. See on tõesti tohutu väljakutse. Aga kuidas OpenHuman seda siis lahendab? Allikate järgi ei ole see lihtsalt üks toode, vaid terve ökosüsteem. Prooviks selle lahti harutada. Kes on need osalised? Just, see ongi võti. Nad ehitavad, ütleme nii, 3-poolset turgu, kus on 3 peamist rolli. On looja, on platvorm ja on kasutaja. Ja selle kõige kütuseks on ärimudel, mis on sihilikult laenatud Apple'i App Store'ilt. Ehk siis 70% tuludest läheb loojale ja 30% jääb platvormile. See on väga võimas motivaator terve uue majanduse loomiseks. See 70-30 jaotus kõlab väga tuttavalt. See on ju sama mudel, mille pärast Apple'it ja Google'it on aastaid kritiseeritud. Mis takistab OpenHumanil tulevikus muutumast samasuguseks väravavahiks, kes hakkab reegleid dikteerima ja võtab endale suurema osa? See on täiesti õigustatud mure. Jah, see on avatud platvormide igavene dilemma, eks ole. Esialgu on nende huvi meelitada ligi parimaid loojaid ja see 73% jaotus on selleks justkui tööstusstandard. Pikas plaanis sõltub oht muidugi konkurentsist. Aga alustuseks on see väga selge signaal loojatele. Teie töö on väärtuslik. Räägime siis nendest loojatest lähemalt. Kui mina oleksin näiteks 3D-kunstnik või stsenarist, mida ma täpselt sellele platvormile pakuksin? Mida see digiinimese loomine tähendab? Sa pakuksid 3 põhikomponenti. Esimene on isiksus. See on sisuliselt aju. Tavaliselt ühendus mõne suure keelemudeli API-ga, millel on lisatud spetsiifilised juhised. Et kes ta on, kuidas ta räägib. On ta tark, naljakas, empaatiline? Just. Teine komponent on välimus. See on sinu kui kunstniku pärusmaa. Nägu, keha, riided. Ja kolmas on käitumine. Ehk siis reeglid, mis ühendavad isikuse ja välimuse. Et millised sõnad või emotsioonid, milliseid näguilmeid esile kutsuvad.
See kõlab tehniliselt päris nõudlikuna. Kas looja peab olema programmeerija ja animaator ühes isikus? Ei pruugi. Ja siin tulebki platvormi tugimängu. OpenHuman ei jäta loojaid üksi. Nad pakuvad hulgaliselt tasuta tööriistu, et alustamine oleks võimalikult lihtne. On olemas veebipõhine Creator Studio, kus saab 3D-mudeleid otse brauseris muuta. Pakutakse ka standardseid inimkeha mudeleid ja mis kõige tähtsam, 52 AR-kit ühilduvat näoilmet ehk blend shape'i. Oota. Selgita seda blend shape'i asja. Mida see praktikas tähendab? Mõtle nendest kui digitaalse näo eeldefineeritud asenditest. Puhas naaratus, kulmukortsutus, üllatus. Nagu näoehituskivid. Täpselt, nagu ehitusklotsid. Ja see, et neid on 52 ja need on ARKT-ga ühilduvad, tähendab, et neid saab omavahel sujuvalt segada, et luua tuhandeid elutruid emotsioone. See on tööstusstandard, mis tagab kvaliteedi. On isegi Zoo-Rap-tööriist, millega saad oma loodud näo justkui standardsele mudelile peale mähkida. Nii et sisuliselt ei müü loojad lihtsalt faile, vaid terviklikku elamust. Selge. Loojad pakuvad isiksust ja välimust. Aga see ei lahenda ju seda liikumise probleemi, millest me alguses rääkisime. Siin peabki see platvorm ise mängu tulema, eks? Nad ei ole lihtsalt poobitegijad? Täpselt nii. Ja platvormil on 3 suurt panust. Siin peitubki see nende salaine koostisosa. Esimene on lihtne turg ehk marketplace. See ongi see App Store'i osa, kus saad sirvda, arvustusi lugeda ja tasuta proovida. Ja teile on siis see suur pudelikaela lahendus. Just. Teine tehniliselt kõige muljetavam osa ongi tehisintellekti põhine liikumise sünteesimise mootor. See on lahendus žestide probleemile. Nad on treeninud diffusioonimudeli sarnase tehnoloogiaga, mida kasutab näiteks Midjourney, aga piltide asemel loob see liikumist. See võtab sissendiks teksti, heli ja tuvastatud emotsiooni ning genereerib reaalajas kontekstitundlikke žeste. Ja latentsus on alla 50 millisekundi. Alla 50 millisekundi. See on ju kiirem kui silmapilgutus. See on sõna otseses mõttes reaalajas. See teebki staatilisest avatarist elava olendi. Täpselt. See on see tehnoloogiline hüppe. Aga siis on veel 3. komponent ja see on allikate kohaselt tegelikult see kõige olulisem funktsioon kogu platvormi juures. See teeb selle tõeliselt murrangulineks. Ma olen proovinud erinevaid assistente ja kõige tüütum on see, et nad unustavad kõik ära, kui ma seadet vahetan. Räägin ühte juttu telefoniga ja arvuti oma ei tea sellest mitte midagi. Ma eeldan, et see 3. osa lahendab just selle. Sa tabasid naelapea pihta. See on konteksti sünkroniseerimise süsteem. Just see teebki assistendist ühe ja sama isiku igal pool. Platvorm sünkroniseerib reaalajas. Alla 100 millisekundi. Absoluutselt kõik. Vestluste ajalugu. Sinu eelistused. Mida assistent on aja jooksul õppinud. Sinu asukoht, meeleolu. Isegi pooleli olevad ülesanded. See on see tehniline maagia, mis laseb ühele samal assistendil sind mäletada, olenemata seadmest. Vestlus ei alga kunagi nullist, see lihtsalt jätkub. Okei, see on võimas idee. Teeme selle sinu kui kuulaja jaoks nüüd käega katsutavaks. Allikad toovad hea näite nimega Päev koos Aimeega. Mängime selle koos läbi. Alustame hommikul kell 7. Astun vannituppa. Ja sinu nutipeeglile ilmab Aimi, ta naeratab ja ütleb, tere hommikust, magasid hästi. Ta teab, et on hommik ja sa oled kodus. Ta võib isegi soovitada hommikusööki, sest ta mäletab, et sa eile õhtul avokaadot ostsid. Okei. Kell 8. Istun autosse. Mida Aimi nüüd teeb? Ja vähem kui 2 sekundiga toimub sujuv üleminek. Aimi ilmub autoekraanile ja jätkab sealt, kus pooleli jäi. Ole ettevaatlik, maanteel on ummik ja ära unusta poest piima osta. Eile sai otsa. Siin on juba näha püsivat mälu ja uut asukohta teadlikkust. Kell 9 olen kontoris, avan arvuti ja Aimi on seal, näitab minu 3-päevast ülesannet. Aga mis juhtub lõuna ajal? Ütleme, kell 12.30 olen linnas, ootan buss. Su telefonile tuleb teade Aimelt. Ta kasutab su telefoni GPS ja ütleb, oled bussipeatuses. Sinust 200 meetri kaugusel on see Vietnami restoran, mis sul eelmisel korral väga meeldis. Lähed sinna. Jällegi, asukoha teadlikkuse ja eelistuste mäletamine. See pole suvaline reklaam, vaid personaalne soovitus. Lugu jätkud. Kell 6 õhtul supermarketis. Skaneerin oma telefoniga infokioskil QR-koodi.
ja sinu isiklik aime ilmub sellele suurele avalikule ekraanile. tere tulemast tagasi, siin on su ostunimekiri, ütleb ta. Ja õhtul kell 8 kodus, kui sa diivanile istud, tervitab ta sind nutitelerist ja soovitab filme sinu maitse põhjal. See on muljetav, aga samas ka, natuke kõhe. Kogu mu päev on kaardistatud. See on üks ja sama aime, üks katkematu vestlus 7 eri seadmes. Just. See ongi see murranguline kasutajakogemus, mida ükski praegune assistent ei paku. See on püsivus. Ja see igal pool kontseptsioon on neil tõesti laiahaardeline. Toetatud on lauaarvutid, mobiilid, veeb, autod, avalikud kioskid ja tulevikus ka nutiprillid. See kõik viib vältimatut usalduse ja privaatsuse küsimuseni. Kui üks olend teab sinu kohta absoluutselt kõike, su harjumusi, su asukohta, su vestlusi, siis kuidas ma saan kindel olla, et neid andmeid ei kuritarvitata? See on kõige olulisem küsimus ja platvormi edu sõltub täielikult sellele vastamisest. Allikad rõhutavad seda tugevalt. Neil on mitu turvasammast. Esiteks, kogu suhtlus on kaitstud täieliku krüpteerimisega. End-to-end encryption. Mida see end-to-end encryption päriselt tähendab? Kas see tähendab, et isegi OpenHuman ise ei näe minu vestluste sisu IME-ga? Täpselt seda see tähendabki. Krüpteerimisvõtmed on ainult sinu seadmetes, vestluse sisu on loetav ainult sinule ja sinu digitaalsele inimesele, mitte platvormile endale. Teiseks, platvorm vastab rangetele andmekaitsenõutele, nagu Euroopa GDPR ja California CCPA. Ja kolmandaks, mis on kõige tähtsam, sina kui kasutaja omad oma andmeid. Sa saad need igal hetkel alla laadida või jäädavad kustutada. Platvorm on lihtsalt hoidja, mitte omanik. Ilma selleta ei võidaks nad kunagi usaldust. Seega, kui kõik kokku võtta, siis OpenHuman ei ole lihtsalt järjekordne juturobot või mingi avatari äpp. See on fundamentaalne panus sellele, kuidas me tulevikus tehnoloogiaga suhtleme. Nad ehitavad infrastruktuuri täiesti uue majanduse jooks. Just. Ja see potentsiaalne nihe ongi siin kõige paeluvam. Allikad spekuleerivad, et 10 aasta pärast ei suhtle meil äppidega, vaid olenditega. See ei avalem kalendri äppi, võid paluda oma assistendil koosolek planeerida. See ei ava kaardi äppi, vaid küsi temalt teed. See muudab kogu kasutaja liidese paradigma, tehes sellest midagi palju inimlikumat ja vestluslikumat. See on suur visioon. Ja see tõstatab sinu jaoks, kes sa võid kuulad, ühe olulise küsimuse. Kui sul oleks üks püsiv digitaalne kaaslane, kes sind nii hästi tunneb, kes teab su eelistusi, mäletab su vestlusi ja on sinuga alati kaasas, mis oleks esimene asi, millest sa temalt abi malusid? Ja mis veelgi tähtsam, mis on see üks asi, mida sa ei tahaks, et ta sinu kohta kunagi teada saaks?